Minu jaoks on olnud alati hästi normaalne, et koolis käimisele ja sellistele nulltaseme asjadele lisaks leian endale viise, kuidas iseennast aktiivselt arendada. See tähendas seda, et gümnaasiumi ajal ma näiteks juba osalesin õpilasesinduste töös ja korraldasin erinevaid üritusi. Ja kui ma ükskord lõpuks Tartusse ülikooli jõudsin, siis minu jaoks oli nii äge, et siin on olemas selline asi nagu Ole rohkem, mis seisab täpselt nende samade väärtuste eest, mis mina kogu aeg olen seisnud ja mille eest nüüd seisab siis ka majandusteaduskonna liidriprogramm. Tänaseks olen ma jõudnud Ole rohkem liikumise etteotsa, nii et selle 4 aastaga siin Tartus olen ma jõudnud sellest rebasest, kes vaatas ühte liikumist kui mingit imelooma, selle liikumise juhiks. Mina juhtisin tudengina sellist organisatsiooni, kus on 150 liiget, 130 000 eelarve ja mis on ühtlasi ülikooli struktuuriüksus. Sain kaasa rääkida rektoraadis, sain rääkida õppest ja haridusest ja sain kõvasti meedia tähelepanu ka. Ja see organisatsioon oli Tartu Ülikooli üliõpilasesindus. Inimesed saavad leida 70 erineva tudengiorganisatsiooni seast sobiva erialaorganisatsiooni või ülelinnalise organisatsiooni, mis tegeleb näiteks Euroopas tudengivahetusega. Ja lisaks on Tartus ka päris aktiivne startup kogukond. Meil on suur startup day, mida korraldavad linn ja ülikool ja majandusteaduskonna inimesed ise ka. Lisaks on aktiivne olemine väga otseselt toetav minu õpinguid, sest majandusteaduskonnas õpitakse väga palju väga suuri teooriaid, räägitakse sellest, et mismoodi mingid asjad peaksid põhimõtteliselt töötama. Ja kõiki neid asju on väga palju lihtsam hoomata ja mõista, kui sul on endal olemas päris elukogemus, millega neid võrrelda.